Thunderbirdi mailiprogrammis uue mailikonto lisamine. Võtame peamenüüst tööriistad ja valime siin all kontode sätted. Kõige lõpust võtame kontode tegevuste alt, võtame lisa e-posti konto. Kuna meie hakkame lisama sellist postiaadressi nagu uudised@elitech.ee, siis ilmselt võime siia inimese nimeks panna näiteks Elitechi uudised. E-posti aadressiks läheb uudised@elitech.ee. Antud maili aadress uudised@elitech.ee nüüd kui teda ei eksisteeri, siis teda siit praegu serverisse ei looda. Siit luuakse praegu ainult ühendus sinna serverisse. Kõigepealt on vaja serveris mailiaadress luua. On vaja minna oma kodulehele, sealt introadmin kasutajate alt on vastavale kas vaja luua uus kasutaja või vastavale kasutajale luua mailiaadress. Selle kohta on eraldi videojuhend olemas. Kui teil on see mailiaadress juba olemas, siis siit saate luua oma Thunderbirdi mailiprogrammiga ühenduse selle postkastiga. Nii sisestame parooli ja parooliks on vaja panna sama parool, millega te laete või logite oma kodulehele sisse kasutajaga uudised. Kui kasutaja nimi on uudised, millega te kodulehele sisse logite ja sellega on seotud mailiaadress uudised@elitech.ee, siis selle kasutaja parool on vaja siia panna. Nii. Parooli jäetakse meeles, kindlasti, et iga kord ei peaks seda käsitsi uuesti sisestama ning jätka. Nüüd Thunderbird hakkab ise otsima erinevaid häälestusi, aga õiget ta ikkagi ei leia, nii et vajutame siit kohe seadista käsitsi. Nüüd esimene rida on vastuvõttev, ehk see tähendab seda, et siia tuleb panna serveri aadressid ja seadistused, et kuidas ligi pääseda oma mailidelt, kuidas kirju lugeda. Ja kirjade lugemiseks on kaks võimalust. On olemas IMAP ja on olemas POP3. POP3 variant tähendab seda, et teie kirjad laetakse konkreetselt sellesse arvutisse, kus te praegu seda Thunderbirdi seadistate ja kirjad kustutatakse serverist. Tähendab seda, et plussiks on siis see, et kuna kõik kirjad serverist ära kustutatakse, siis ei saa teil kunagi serverisse postkasti ruum täis. Kunagi ei juhtu sellist olukorda, et teile ei saa kirja saata, sellepärast et teie postkast on täis. Miinuseks on aga see, et kui te serverist kõik kirjad alt ära kustutate, siis need kirjad asuvad teil ainult konkreetselt selles arvutis ja teil ei ole võimalik kirjadele ligi pääseda kuskilt mujalt. POP3 seadetes vaatame need muud näited ka läbi. Serveri aadress on teie kodulehe aadress ehk kodulehe domeen elitech.ee, antud juhul ta paneb küll punkti ette, aga selle punkti võtame siis eest ära. Kui teil on oma kodulehe aadress näiteks firmanimi.ee, siis panete siia firmanimi.ee. POP3 puhul on pordiks 110, SSL tuleb panna puudub ja autentimine tuleb panna tavaline parool. Nüüd, kui te tahate valida IMAP-i, siis IMAP-i toimimisloogika on selline, et kirjad laetakse teie siia lokaalsesse arvutisse, aga neid ei kustutata ära serverist. Need jäävad serverisse alles, ehk teil on võimalik oma kirju lugeda ja nendele ligi pääseda ka mujalt kui ainult sellest arvutist. Näiteks kodulehe kaudu kuskilt sõbra juurest arvutist või muudest kohtadest. Miinuseks on see, et kui kirjad jäävad serverisse, siis väga suure kirjavahetuse puhul ja väga suurte kirjade puhul võib ühel hetkel see postkast lihtsalt täis saada. Selline erinevus. Server aadress on ikkagi elitech.ee ja pordiks on IMAP-i puhul 143. SSL jääb samamoodi puudub ja autentimine on tavaline parool. Nüüd järgmine rida on saatev
ehk kui me tahame siit Thunderbirdi mailiprogrammist kirja välja saata, siis praegusel hetkel on ainukeseks valikuks see, et te valite või kirjutate siia oma kohaliku internetipakkuja SMTP serveri aadressi ehk välja saadetava mailiserveri aadressi. Kui teie arvuti on näiteks Elioni võrgus, teil on Elioni internetiühendus kodus või töö juures, siis Elionil on SMTP serveriks on mail.neti.ee. port on neil kõigil enamasti 25. Kui te asute näiteks Tele2 võrgus, siis on smtp.tele2.ee, Starmani puhul näiteks mail.starman.ee ja nii edasi. Meie asume antud hetkel EMT võrgus ja meie paneme siia SMTP-ks gprsmail.emt.ee. Edaspidi saab olema ka selline variant võimalik, et Elitechil on oma SMTP server ja selle kohta tuleb nüüd eraldi videojuhend. Kui see on olemas, siis võite seda võimalust juba kasutada, aga Elitechi SMTP võimaldab seda, et kui te näiteks oma lauaarvutiga või laptop-arvutiga liigute ühest võrgust teise, näiteks te olite töö juures on tal Elioni ühendus, aga lähete koju ja seal on teil näiteks Tele2 ühendus, siis te ei pea seda väljuvat serverit, praegu antud juhul peab siis iga kord seda väljuvat serverit vahetama ja mis on üsna ebamugav, kui te satute kuskile hotelli, siis peab iga kord küsima järgi, et kes on teie internetipakkuja ja mis on see SMTP server. Kui siin on Elitechi SMTP server, siis see on ja jääb ja midagi vahetama ei pea. Selle kohta tuleb eraldi videojuhend. Kasutajanimi. Vaikimisi ta pakub siia seda kasutajanime uudised, millega te siis saate kodulehele logida, aga Maili programmi jaoks on vaja kasutajanimele üks väike lisa juurde panna. Ja kui te kodulehele logite nende uudised, et Elitech Maili aadressi jaoks logite sisse kasutajanimega uudised, siis nüüd siia on vaja juurde lisada alakriips ja saidi nimi, ehk siis ta on põhimõtteliselt domeeni nimi ilma selle .ee või .eu-ta või .com'ita lõpus. Paneme siis Elitech juurde ja kontrollime häälestust. Senimaani on häälestused õiged ja vajutame valmis. Mõistan riske on veel vaja ja valmis. Nüüd kontrollitakse reaalset sisselogimist ja tundub, et kõik läks praegu väga hästi. Paneme siit sobib ning otsime nüüd üles uue postkasti uudised, et Elitech.ee ja kui me klikime nüüd siin saabuvad peal, siis kuvatakse meile kõik kirjad ja kõik siin all olevad kirjad.